Tänane päev peab lõppema meil looga ühest väikesest putukast, keda te olete harjunud nägema kas või linnatänaval või pargis või kuskil aasa peal või aias. Nimelt Lepatriinust räägib tänane lugu. Ja räägib jälle sellest vanast hallist ajast, kus tõepoolest meieni on jõudnud ainult lood. Ja selle loo peategelane, meie Lepatriinu, näeb välja jälle hoopis teistsugune kui tänapäevane Lepatriinu. Sest loo pealkirigi on, kuidas Lepatriinu sai endale mustad täpid. Tolleaegne Lepatriinu, millest juttu tuleb, oli punane ja väga laisk. Nii laisk, et kui lapsed ta kinni püüdsid, panid peopesa peale, siis ei viitsinud Lepatriinu isegi mitte sõrme otsa ronida, vaid istus seal, liigutas tiibu ja alles siis, kui lapsed ütlesid Lepatriinu, Lepatriinu, pesa põleb, pojad sees, alles pärast seda tõusis Lepatriinu lendu ja läks uurima, kuidas seal kodus need asjad on. Nii, see selleks, aga nagu te teate, meie maal juhtub ikka niimoodi, et kevadele järgneb suvi, suvele sügis ja tuleb talv. Meie Lepatriinu maja, tammekoorest katusega väike onn, kus ta elas, oli aastaid juba remontimata, sest Lepatriinu ei viitsinud remontida. Seinad olid viledad ja katuses olid suured augud. Ja kui sadas vihma, siis oli onn kõle, külm ja märg. Nii et meie Lepatriinu põdes aasta jooksul 7 korda nohu ja köha ja vaata, et ei saanudki aevastamisest ja tutsumisest lahti. No lõpuks sai meie Lepatriinulgi siiski isu otsa käia igal pool ringi nohuse ninaga. Ja ta otsustas, et hea küll, tuleb see remont ikkagi oma onnile ette võtta ja see katus tuleb kõigepealt ära parandada. Eks ta oli kuulnud, et ritsikad tõrvasid samal ajal oma elamist ja läks ritsikaid paluma, et kas neile jääks ühte väikest tünnikest tõrva üle, et ta siis ka võtaks oma katuse ette ja paneks paigad peale ja tõrvaks selle katuse siis ära. No ritsikatel jäigi katuse tõrvamiseks seda tõrva, musta tõrva üle ja nad olid heal meelel nõus selle tünnikese täie tõrva siis Lepatriinule andma. Lepatriinu veeretas selle tünni siis oma onni juurde ja hakkas katust parandama. Aga sellega oli niisugune lugu, et ta ei olnud ju varem kunagi katust parandanud. Selle töö juures sai ta ise ülepeakaela juba tõrvaseks ja väsis hirmsasti ära. Katus oli peaaegu tõrvatud ja Lepatriinu arvas, et töö on juba tehtud ja ta oli kangesti väsinud ja päike paistis nii ilusasti ja soojalt, et Lepatriinu jäi magama. Ta oli ära ka väsinud. Magas teine ja katuse peal pisitasa muudkui nihkus ja nihkus katuse serva poole. Kuni kukkus katuselt alla ja kui te arvate, et Lepatriinu selle peale üles ärkas, siis teeksite. Lepatriinu magas nii sügavalt, et kukkus maha ja magas edasi. Samal ajal päike paistis, tõrv katuse peal sulas ja tilk tilga järel kukkus meie Lepatriinu tiibade peale. Nüüd, kui päike looja läks, ilm läks jahedamaks ja Lepatriinu uni täis sai magatud, ärkas siis Lepatriinu ülesse, vaatas ennast ja sai aru, et ta on üleni tõrvaga koos. No, läks siis Lepatriinu allikale, et ennast puhtaks pesta. Aga kui te nüüd usute, et külma allika veega saab puhtaks tõrvaplekid, siis te küll ka eksite. Nimelt need mustad plekid jäid meie Lepatriinu külge igavesest ajast igavesti. No ja tänasel päeval me teame, et Lepatriinu on meil üleni väikesi ilusaid musti täppe täis. Ja mis veel kõige tähtsam, tänapäevased Lepatriinud ei ole sugugi laisad, vaid kui te neid tõesti näete, siis te olete küllap tähele pannud, et nad on väga tegusad. Nad ronivad ringi ja lendavad ja toimetavad ja mitte kunagi ei leia te
ühtegi lepatriinut enam kusagilt magamas. tänaseks kõik.